Tere! 2 nädalat on vahepeal kiiresti mööda läinud. Millest tänases saates juttu teeme? 10. eriklass andis tunde. Teadlastöö LRG moodi. Karla uute liikmete leidmine. Chasey Street Session tutvustus. Jaak Aaviksoo külalisloeng aulas. Mulle tundub, et suur hulk inimestest näeb või mõtleb, kui keegi ütleb enda kohta füüsik, et see istub kuskil Krossi jooks Palermos. Möödunud nädalal viis 10. eriklass läbi näidistunde füüsikas ja keemias. Algklasside õpilased said teada, mis on suure paugu teooria, kuidas tekkisid planeedid ja kuidas elu maal. Tere, me oleme siis 10. R-klassist Karl, Rainer, Sten ja Aleksander. Esiteks, kas keegi teab, mis asi on suur pauk? Jaa, väga suur pauk. Ei tea. Hakkas paisuma, aga katki ta otseselt ei läinud, pauk ei olnud. Sellepärast, et heli ei olnud siis veel olemas. Sellepärast, et kõik oli nii koos omavahel. Ja väga palju teisi asju ka ei olnud. Ja siis see ongi siis see udukogu, mis siin põhimõtteliselt tekkis. Ja põhimõtteliselt siis need, see on kirjaklamber. Ja põhimõtteliselt, kui need siis olid niimoodi, olid need algplaneed, siis need omavahel põrkusid ja hakkasid tekkima õiged planeedid. Siis esimesed veed, mis tekkisid, olid väga happelised ning elu ei saanud veel alustada. Kuid läks palju sadusid aastaid mööda, kuni lõpuks tekkisid esimesed rakud. Näiteks olid esimesed imetajad, nagu siin võib näha, pisikesed. Siis arenesid edasi luukalad ning lõpuks tulid ka suuremad imetajad ning nendest arenesid edasi inimesed. Siin on niisugune illustreeritud inimese arenemisest. Protonid on plusslaenguga, neutronid on laenguta ja elektronid on negatiivse laenguga. Ja maa kujunemisel oli täpselt sama nagu siin on näha.
teadust jätkus ka neljapäevasesse õhtupoolikusse, kus meie oma teadusteater Tipp ja Pauk koos abilistega viisid läbi teadlastöö. Kooli ja linnarahvale pakkus selline teadust populariseeriv üritus suurt huvi. Meil toimub siin teadusöö. See toimub kella 6 kuni kella 8 ja meil on siin väga erinevaid töötubasid ja palju muud lahedat. Meil on väga hea meel teid näha ja loodame, et tuleb inimesi veel juurdegi. Ja ma tahaksin alustuseks natukene rääkida sellest, mis meil tänasel õhtul on plaanis, et kuhu võib minna. Siis te teate, kas te kuulsite kõik seda, kuidas vahepeal käis Tild all ja ütled, et nüüd tuleb hakkab kõik pihta? Kuulsite? Ja see on teile alati märgusõnaks. Vahetevahel käib sealt jälle mingisugune signaal ja siis te kuulete, et öeldakse, et nüüd minge kõik keemiaklassi, seal hakkab demonstratsioonkatse, sest see, kellel ei ole parasjagu midagi teha, läheb keemiaklassi kuulama. Ja see on meie demokatse, mida meie hakkame täna näitama. Kui nüüd vaadata, siis siin on savi ja siin on savi. Ühes purgis on ilus lillakas vesi, teises on hall vesi. No selle veel elab üle. No nii, aga sellega on meie demokatse läbi. Mis teil siin praegu toimub? Hetkel toimub meil neli õpituba, mis on geograafia, bioloogia, füüsika ja keemia. Igas õpitoas toimuvad väga palju töötubasid, kus iga inimene saab minna ja endale huvipärase katse välja valida ja seda teha. Mitmeid kordi ka, kui tahab. Ja siis läheb järgmisesse õpituppa, teeb seal omale huvipärase katse valmis ja all toimub meil siis ka kohvik, kus saab Newtoni õunu maitsta ja perioodilisusstabelis järjekorda pandud muffineid süüa. Mis töötuba te kõige rohkem soovitate? Ma arvan, et see on nüüd natukene raskem küsimus, sest et ma ise olen keemias ja siis muidugi ma soovitan siis keemia töötuba, aga ma ütlen, et kõik töötoad on võrdselt põnevad, nii et soovitan kõiki. Mis te arvate, miks tuleb natukene seda lahti hoida, seda mitte keeduklassi, vaid seisukolbi, seda lehtrit? Et ei tekiks. Jah, et õhk on, et muidu tekib vaakum siis. Ja seda muidu, kui ma niimoodi teen, siis ta seal tuleb jääb niimoodi üles, tuleb välja. Mida te teete siin praegu? Üritan DNA-d eraldada. Rääkige täpsemalt, mis siin katseklaasis praegu toimub? Et kõigepealt pidi kilekotis koos sfeeriga puuvilja ära muljuma, siis nüüd katseklaasi seda panema. Kuidas teile tänane päev siin Rakvere Reaalgümnaasiumis meeldinud on? Väga hästi. Mis teile kõige rohkem meeldinud on? Ma ei teagi veel. Mulle meeldib kõik.
ma ei oska veel midagi öelda, päeva alles algas nagu, aga siin on kuidagi väga mõnus olla sellised, ma käin ühest kohast teise ja vaatan huvitavaid asju, nii et no ühesõnaga tunnen ennast väga hästi tegelikult. Mis teile kõige enam silma on jäänud? Mulle on jäänud silma kõige enam võib-olla see, et siis kui lapsi ja noori inimesi ei sunnita midagi tegema, siis neil on tegelikult väga palju huvi paljude asjade vastu. Aga kui neid jällegi sunnitakse midagi tegema, siis nad tihtipeale ei ilmuta mitte mingisugust huvi selle vastu. Kas te olete töötubades ka midagi meisterdanud juba? Ei, ma ei ole kahjuks meisterdanud, sest mul on natukene ülesandeid ka siin korra valvamisel ja nii, aga neid suuremaid katseid ma olen käinud vaatamas, aga ma üritan siiski kuskil veel käia ka ja midagi valmis teha ja seal all puhvetis tahan veel käia. Tore, äge. Mis teile kõige enam silma on jäänud? No tegin kompassi. Kuidas välja tuli? Pidin uue tegema. Aga katsejuhendaja ütles, et ja mis siis, kui tuleb välja, teinekord ikka tuleb, siis tegin uue. Voot. Kas te juba meie kohvikus olete käinud? Olen, aga mis seal kohvikus peab tegema? Sööma. Aitäh, lähen. Täna me pakume siin inimestele füüsika ja keemiaga seotud tooteid. Kuidas müük läinud on? No ikkagi päris hästi on läinud ja nagu näha praegu edeneb ka. Kuidas rahvale see üritus peale on läinud? No ma ei ole päris üritust näinud siin, aga praegu arvestades inimeste arvu on ikka päris hästi läinud. Kuidas teile see üritus täna üldse meeldinud on? Väga tore on ja meeldib väga. Mis teile kõige rohkem meeldinud on? Füüsika. Kuidas teile tänane päev meeldinud on? Hästi. Kas teil on midagi ka väga silma jäänud? Jaa. Mis täpsemalt? Seal, kus tehakse neid suhkruvee värve. Mis sulle selle juures meeldib? Et kui sa selle oled ära teinud, siis sa võid selle lõpus ära juua. Kas maitses hästi? Jaa. Minu arvates on väga tore ja põnev näha, et nii palju noori on kokku tulnud, kes tunneb mingi asja vastu ka huvi. Kas teil on midagi ka eriliselt silma jäänud? Jaa, et elevant saab hambad puhtaks. Teid kõikide, et te olete siia tulnud ja vaevaks võtnud meie katsetubades käia. See on meile suur au, et nii paljud inimesed tulid koos oma peredega siia meie tööd vaatama. Me oleme kõik väga õnnelikud ja ma räägin kõigi eest, et me tahaks teid järgmine aasta ka siin näha ja võtke järgmine aasta oma sõbrad ka kõik kaasa, sellepärast, et järgmine aasta tuleb veel ägedam. Aitäh kõigile tulemast! Meie kooliteater Karla viis läbi castingu, leidmaks oma ridadesse uusi liikmeid. Milliseid liikmeid otsitakse, sedagi suurimas Harles. Meil toimuvad praegu Karla teatri katsed. Tulevad noored inimesed, kõik tahavad teatri lavale pääseda, kõik tahavad näidelda ja antud hetkel siis jah, me teeme Karla teatrile vastuvõttu, et anda võimalusi hästi paljudele inimestele võimalust lava peal mängimiseks ja sellepärast meil ongi ukse taga nii suur saba niimoodi praegu. Mis see aasta Karlas toimub, et mida te plaanite lavale tuua? No, mis me plaanime siin, ka plaanidest on veel vara rääkida ja ei taha nagu välja öelda ka, aga selge see, et meil on mõned sellised vapiüritused, millest me osa võtame. Jah, laske edasi. Nii, et kindlasti Saaremaa on üks selline
millest me tahame osa võtta ja noh, aasta on kahtlemata, õppeaasta on väga lühikene aeg ja eks elu näitab, mis sellel aastal saab. Aga mingeid plaane ikka on ju, kas tuleb mingi tükk noortele või siis rohkem täiskasvanumale publikule? Ma arvan, et tuleb selline tükk, mis on nii ja naa, ikka rohkem gümnaasiumi eale, ja suuremale publikule, et kavas on jah, siin natukene uurida, lasta noortel kirjutada ja selle põhjal siis juba tükk teha. Enne oli Karlas palju ilusaid tüdrukureid, et mis nendega juhtus? Nendega ei juhtunud midagi. Enne oli palju ilusaid tüdrukuid, 2 tükki on siin laval praegu. No võt ongi, et Karlas oleks veel rohkem ilusaid tüdrukuid ja andekaid tüdrukuid selle pärast. Et siis ennem oli poisse rohkem kui tüdrukuid või kuidas? Enne oli poisse rohkem, jah. Aga nüüd ka sellest massist, ma ei taha nüüd öelda ette, et ma võtan sealt 1 tüdruku ainult. Sellest 20-st, kes seal tulnud on kandideerima. Ma arvan, et ma võtan rohkem kui 1. Esialgne plaan oli mul 1 võtta. Aga nüüd ma arvan, et ma võtan mõne rohkem sellise uue ja värske mõtlemisega, kes ei ole enne veel midagi teinud ja vaatan, kõik sõltub. Aga see aasta valik on väga suur, et kuidas te selle valiku teete? Tead, see valik ongi kohutavalt raske asi. Tavaliselt elu mängib ise kätte. Ma näen, ma pean nägema, et inimene kohutavalt tahab, ta ei saa ilma selleta elada ja tal ei ole muid jumalaid peale selle, et ta tahab lavale. Et siis teater peab olema tähtsaim. Kui ma tulen ja ma tahan kooliteatris kaasa lüüa, siis on mõttetu lüüa kooliteatris kaasa, lihtsalt, mis mõttetu, see ei ole nagu ka õige sõna, et lihtsalt teen lusti ja rõõmuga, seda peabki tegema, aga ütleme, et teatriklass on selline, kus antakse sulle võimalus midagi muud katsetada ja lava peal seda tunnet kätte saada. Aga kooliteater peab olema selline koht, kus on väljund, ma tahan lavakasse. Ja kui seda tahtmist on, siis see ongi, ei maksa ei kell, ei maksa päev. Proov on niisugune asi, et ma kogu aeg aina teekski proovi ja unustan kõik enda ümber. See on endast jäägitult andmine, näitlemine on raske töö. Et siis ühesõnaga te valmistate neid lavakaks ette? Ütleme, et ühest küljest on ju tore küll ja uhke tunne, kui jälle järgmine saab lavakase sisse. Eesti teatris on praegu 9 Karla teatri vilistlast. On uhke tunne. Öeldakse, et kui õpetajal 1 õpilane on tema teed jätkanud, mitte et mina nüüd oleks laval, mingil määral natukene, eks ole, siin hõngu on võib-olla tunda, jah, aga kui seda teed läheb kas või 1, siis on õpetaja oma ülesande täitnud, võib ära minna, eks ole. Minul on praegu 9 ja ma tahaks, et neid tuleks ikka 15 täis. Mis inspireeris sind siia katsetele tulema? Ma olen ka varem teatriga tegelenud ning mind tõesti huvitab see. Ning siin on, ma arvan, et tuleb tore grupp kokku ning me saame kõik teha seda, mida me tahame. Kuidas katsed meeldisid? Lahedad olid. Päris huvitav oli mängida. Aga kas natuke hirmutav ei olnud? Ikka oli, aga kogemust on olnud, siis oled natuke rahulikum. Nüüd on teada ka tulemused, et edasi said Margit Pastik, Linda-Liis Laikoja ja mina. Teisipäeval värises koolimaja hip-hop muusika kaasa kiskuvatest rütmidest. Külas oli meie vanad tuttavad tantsunoored, kes Jazzy Street Sessionile kutsumas käisid. Nii et kõik, kes tahavad, et on tasuta Baltic Session pileteid, jääge ootale, sest et palju huvitavat on tulemas ja seni kaua veel paar minutit tantsivad teile Jazzy Street tantsijad siin, kellel hämmastavad oskused ja juba aastaid oma oskusi lippinud. Läheb Kirli! Ja 2 minuti pärast hakkame näitama teile videot.
siinsamas ekraani peal, nii et tulge kindlasti lähemalt vaatama, et mis siin ikkagi siis toimub nii suurt. Ma ütlen kohe, et koridoris inimesed pidevalt kahjuks ei näe, külle pealt tänavast meil ei ole 3D-efekti. Nii et kui te tahate videot näha, siis te võite julgelt näiteks ja sama logo seina. Kolmapäeval viis läbi külalistunni keskkooli õpilastele füüsik ja poliitik Jaak Aaviksoo, mis oli tunni teemaks, sellest meie järgmises loos. Rakvere Reaalgümnaasium. Kui sellist võimalust pakuti siia rääkima tulles, ma mõtlesin, et millest ka rääkida võiks ja mõtlesin, et räägiks natukene reaalteadustest. Kui minu käest küsitakse või on küsitud erinevatel aegadel, kelleks ma ennast õieti pean, direktor ka tutvustas, et tegemist on teadlasega ja tänase seisuga poliitikuga, aga olen olnud ka mitme suure asutuse juht. Siis ma arvan, et kõige õigem vastus on, et ma olen füüsik. Mida see ütlemine iseenesest tähendab, mis selle sisu võiks olla? Mulle tundub, et suur hulk inimestest näeb või mõtleb, kui keegi ütleb enda kohta füüsik, et see istub kuskil laboris, teeb füüsikakatseid. Omal ajal ehitas pommi. Tänapäevasel ajal võib-olla mõeldakse ka erinevate füüsika rahumeelsemate rakenduste üle, olgu selline kosmoselennud või muud praktilised vidinad. Aga tegelikult, või vähemasti minu jaoks, on füüsika mõtlemisviis ja kui natukene laiendada seda mõtet, siis võib-olla ka elamisviis. Liikumine on tervisele kasulik, seda teavad kõik. Iga sügisene krossijooks Palermo spordiradadel toimus mõnusalt soojal sügispäeval. Milline aga oli selle aasta trendikaim jooksja? No vaadake ja otsustage ise.
Rahvasportlane. Septembri paari poisi nime ma ei teadnud. Sina ka siia, mis teed siin? Joonistan. Mida sa joonistad? Lehma, kes on muru. Aga kas pildi peal ei ole ju muru? Lehmuse käib need ära. Aga kas pildi peal ei ole lehma ka? Mides lehm siin ikka teeb, kui muru ei ole? Täna toimus meie majas õpetajate päev, kus abituurium päevaks võimu haaras ja andis tunde kogu kooliperele. Kuidas nad sellega hakkama said, näeme juba meie järgmises saates. Selleks korraks on jutud räägitud, kohtume taas 2 nädala pärast uute lugudega. Püsige kanalil!